My dear brothers and Mu sisters, kallid vennad ja õed, ma tänan teid, et te mind eile 12 apostli koorumi liikmena toetasite. Mul on raske sõnadega väljendada, kui palju see minu jaoks tähendab. Olin eriti tänulik 2 minu jaoks erakordse naise, oma abikaasa Ruthie ja tütre Ashley toetuse eest. Minu kutsumine kinnitab nende issanda sõnade tõesust, mis ta selle ajajärgu alguses ütles, et minu evangeeliumi täius saaks kuulutatud nõrkade ja lihtsate poolt maailma äärteni. Mina olen üks sellistest, nõrk ja lihtne. Kui mind ühe Ameerika Ühendriikide idaosa koguduse piiskopiks kutsuti, helistas mulle mu pisut vanem ja palju targem vend ja ta ütles pea meeles, et issand ei ole sind kutsunud sellepärast, et oled midagi suurt ära teinud. Sinu puhul kutsuti sind ilmselt pigem hoolimata sellest, mida oled teinud. Issand on sind kutsunud selleks, et teha midagi sinu kaudu ja see saab toimuda ainult siis, kui teed seda tema viisil. Saan aru, et see vanema venna tarkuse tera on veel eriti asjakohane praegu. Kui missiooni tööd tehes mõistetakse, et see kutse ei keskendu mitte kutsutule, vaid issandale, tema tööle ja taevas isa lastele, siis leiab aset midagi imelist. Tunnen, et sama kehtib ka apostliks olemise puhul. Selle kutse keskmiks ei ole mina, vaid issand, tema töö ja taevas isa lapsed. Olgu ülesanne või kutse kirikus, milline tahes. Selleks, et teenida võimekalt, tuleb teenida teadmisega, et igaüks, keda teenime, on taevaste vanemate armastatud vaimu poeg või tütar, kel on lumalik loomus ja saatus. Varem töötasin ma kardioloogina ja olin spetsialiseerunud südamepuudulikkusele ja siirdamistele. Kuna paljud patsiendid olid väga haiged, nägin paljusid suremas. Mu naine on naljaga pooleks öelnud, et juba minu patsiendiks saamine oli märk halvast prognoosist. Kogemuste tõttu sellise patsientidega rühmaga kujunes minus välja emotsionaalne distants juhtudeks, kui asjad läksid halvasti. Sel moel sain kurbust ja pettumust vaos hoida. 1986. aastal oli südamerike ühel noormehel nimega Chad ning ta vajas südame siirdamist. Oma 15 aastat läks tal väga hästi. Chad tegi endast kõik, et püsida terve ja elada nii normaalset elu kui võimalik. Ta teenis missionil, tegi tööd ja oli oma vanematele pühendunud poeg. Ent viimased aastad tema elust olid rasked ja ta oli tihti haiglas. Ühel õhtul toodi ta haigla erakorralise meditsiini osakonda, kuna ta süda oli täielikult seiskunud. Mu kolleegid nägid palju vaeva, et tema vereringat taastada. Lõpuks oli ilmne, et Chadi ei õnnestu elustada. Me lõpetasime oma kasututegevuse ja kuulutasime ta surnuks. Kuigi olin kurb ja pettunud, mõtlesin endamisi, Chadi eest on hästi hoolitsetud. Ta sai elada palju pikemalt, kui tal muidu oleks olnud võimalik. Ent see emotsionaalne distants kadus kohe, kui palatisse astusid tema vanemad ja nägid oma poega kanderaamil lamamas. Esimest korda nägin Chadi, tema ema ja isa pilgu läbi. Nägin nende suuri ootusi ja lootusi, mis neil tema suhtes olid olnud ja suurt soovi, et ta veel natuke kauem ja veel natuke paremini elada saaks. Seda mõistes puhkesin nutma. Kummalisel kombel meie rollid vahetusid ja Chadi vanemad, kelle lahkust ma kunagi ei unusta, lohutasid mind. Mõistan nüüd, et teiste tõhusaks teenimiseks peame neid nägema lapsevanema, taevase isa silme läbi. Ainult siis võime mõista hinge tõelist väärtust. Ainult siis mõistame armastust, mida taevane isa kõigi oma laste vastu tunneb. Ainult siis tunnetame, kui väga päästja neist hoolib. Me ei saa täielikult pidada kinni oma lepingust, leinata koos nendega, kes leinavad, ja trööstida neid, kes vajavad tröösti, kui ei näe neid nii, nagu näeb Jumal.
see avardunud mõistmine avab meie südame teiste pettumusele, hirmule ja südamevalule. Kuid taevane isa aitab ja lohutab meid samamoodi, nagu mind lohutasid seal haiglas Chadi vanemad. Selleks, et teha päästmistööd, millest president Thomas S. Monson nii sageli kõneleb, vajame silmi, mis näevad, kõrvu, mis kuulevad ja südant, mis teab ja tunneb. Vaid siis, kui näeme läbi taevas isa silmade, võime täituda Kristuse puhta armastusega. Peaksime anuma Jumalalt ligimise armastust iga päev. Mormon on manitsenud, mispärast, mu armsad vennad, paluge isa kogu südame jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega, mida ta on andnud kõigile, kes on tema poja Jeesuse Kristuse tõelised järgijad. Soovin kogu südamest, et võiksin olla Jeesuse Kristuse tõeline järgija. Ma armastan teda. Ma imetlen teda. Ma tunnistan, et ta elab. Ma tunnistan, et tema on võitud Messias. Ma olen tunnistajaks tema võrreldamatust halastusest, kaastundest ja armastusest. Ma tunnistan ühes apostlitega, kes kuulutasid 2000. aastal, et Jeesus on elav Kristus, Jumala surematu poeg. Ta on maailma valgus, elu ja lootus. Ma tunnistan, et üles tõusnud issand ilmus koos Jumala, meie taevas isaga, tol 1820. aasta päeval. Tänapäeval on maa peal prestoluse võtmed, mis võimaldavad viia läbi päästvaid ja ülendavaid talitusi. Ma tean seda Jeesuse Kristuse nimel